Hei, mina olen Kaidi Livelb ja täna teen sulle siis sellise kaardiladumise, mis otsib küsimusele vastust või õigemini nõuandeid, ehk siis sinu tuleviku mina soovitused sinu praegusele minale. Nii, kordan veel korra igaks juhuks teemat, sinu tuleviku mina soovitused praegusele minale. Annan siinkohal teada, et tegu on üldise ladumisega ja ei pruugi kõigile täpselt sobida. Kui see ei ole sinu teema, vali midagi muud. Kui sa tunned, et sa vajad isiklikku ladumist, siis siit video alt sa leiad lingi, mille kaudu sa saad selle endale tellida. Nii, teeme väikese kohale tuleku ka. Keskendu iseendale, mõtetele, tunnetele, siin ja praegu. Käesolev ladumine tuleb 3 grupis. Sa saad valida grupi numbrite järgi, grupp 1, grupp 2 ja grupp 3. Aga sa saad valida ka pildi või sümboolika järgi, mida sa siin pildi peal näed. Esimese grupi pildi peal on merineitsi ja delfiin, teise grupi peal on siis kivid, mis on üksteise otsa laotud ja 3. grupi peal on mõõdulint. Tee oma valik, kui sa vajad natukene rohkem aega, siis võid panna pausi peale. Niimoodi. Ja meie asume siis selles mõttes teele, et tänne kaardid siit välja. Grupp number 1. Sinul on esimese kaardina välja tulnud lepatriinu. Ja lepatriinu lenda ära, muidu sinu maja põleb ära, kuidas see salm oli. Lepatriinu tuleb välja meil oli küsimus, tuletame küsimust ka meelde, et küsimus oli selles, et sinu tuleviku mina soovitused praegusele minale. Sinu tuleviku mina annab selle lepatriinu kaudu teada sellest, et märka tänases päevas, praegusel eluperioodil neid väikeseid pisikesi asju, mis toimivad, mis töötavad ja mis viivad sind edasi. Isegi juhul, kui sa tunned mingit takerdumist, mingit tagasilangust, mingisugust paigalseisu, siis just nimelt see tuleviku mina suunab sind praegusel perioodil märkama toimivaid asju. Kui sa seda teed, siis saavad sinu need teadvuse seemned kasvama hakata. Mida see tähendab? See tähendab seda, et meie teadvus, meie mõtted on tegelikult nagu seemned. Ehk see, mida sa märkad, sellele sa annad tähelepanu. Millele sa annad tähelepanu, see saab kasvada, Ja see on see lepatriinu soovitus või sinu tuleviku mina soovitus, et märka pisiasju, mis toimivad. Andes neile tähelepanu, märgates neid, saad sa selle heaolu kasvu nii-öelda vohama panna. See on sinu tuleviku mina soovitus. Siis järgmine kaart on selline jumalanna kaart number 24 ja 21 ja 21, ma ei tea, miks ma 24 ütlesin. Number 21, et see on nüüd jumalanna Ishtar, kes on siis ühtekuuluvuse jumalanna, ehk siis sinu tuleviku mina soovitab sul otsida ühisosa. Mitte vastanduda, mitte eristuda selles mõttes, äris tuleb eristuda, sest see on see, et sa leiad oma kliendirühma,
aga igapäevastes suhetes me ei pea kogu aeg vastanduma, sa ei tea midagi, vaata mul on see ja see on ju. Leia ühisosa või kui sa ei taha nende inimestega suhelda, ära suhtle, aga lõpeta vastandumine ka ära, on ju. See number 21, seal annab märku seda lihtsalt, et märka seda numbrit, kas kuskil sind ümbritsevas keskkonnas võib selline number olla, mõni majanumber või lehekülje number või tänasest päevast, kui sa selle video leidsid, tegu on ajatu videoga, on ju. Võib-olla 21 päeva edasi, 21 nädalat edasi on mingisugune tähtaeg, millal sinu tuleviku minal on sulle võib-olla veel midagi öelda, on ju. Nii, et mida siis ühtekuuluvuse Jumalanna siis veel tahab meile öelda? Põhimõtteliselt võib-olla sa oled nagu mingis olukorras, sa saad asjadest aru, aga sa nagu ei teadvusta kõiki nüansse või kõiki pisiasju. Ja seetõttu on siis praegu oluline vaadata või teha võimaluse korral nagu koostööd. Ja koostöö ei tähenda seda, et me teeme kõiki asju koos, on ju. Vaid koostööd tähendab see, et ma jagan oma eesmärke teiste inimestega ja meil on mingid ühised asjad, et igaüks täidab mingit oma lüli näiteks, on ju. Siis ja oluline on siis märgata sünkroonsusi, nii nagu ma selle number 21 puhul ütlesin, eks ole, et märka numbreid, aga samamoodi sa võid märgata ka kõiki teisi kokkulangevusi, mis on, eks ole, millega sa kokku puutud. Et need on ka nagu justkui sõnumid. Ja neid sünkroonsusi või kokkulangevusi tuleks siis eriti märgata nendes olukordades, kui sulle tundub, et su mõistus ja hing ei tee omavahel koostööd, et just siis on oluline neid märke otsida. See Ishtar on oma algolemuselt siis Mesopotaamiast pärit jumalanna. Ja Mesopotaamias oli siis tol ajal jumalannad teenisid preestritena või oraaklitena teenisid siis templites ja preestritena, eks ole, et selles mõttes andsid inimestele tarkust ja siis see sõnum on sulle ka, et millist tarkust nagu sinul on vaja selleks, et seda ühtekuuluvustunnet, kas siis inimestega või tööga või elukeskkonnaga, iseendaga, et seda ühtekuuluvustunnet tekitada. Vaata kogu oma elu kui võimalust osaduseks. Ja võimaluse korral astu sellest enesekesksusest hetkeks välja ja loo ühendus kõigega, mis nagu olemas on. Ja see ei tähenda, et sa pead kõike nagu omaks võtma või enda sisse kinnistama, vaid see on nagu selline ühendus, et ma püüan nagu mõista, miks on see asi niimoodi. Ma aktsepteerin, eks ju. Ja see tähendab seda, et mul ei ole seda vastupanu energiat sellel hetkel. Ja kui sa nüüd ei tee neid asju, kui sa ei märka neid pisiasju, kui sa ei märka neid sünkroonsusi, siis sa selle soovitud teekonna või soovitud eesmärgi asemel võid sattuda siis olukordadesse või tulemustesse või situatsioonidesse, mida sa enda ellu tahtnud ei ole ja millest teda pärast tagantjärgi saad aru, et need ei olnud õiged. Nii, ja seetõttu on hästi oluline neid märke märgata, sest siis sisetunne ütleb sulle ära, et kas on sinu asi või ei ole. Kui sa otsustad siiski kangekaelseks jääda, siis võid end leida olukordadest, kus sa pead hakkama iseendale nagu tuhka pähe raputama ja sa pead samu asju hakkama uuesti läbi tegema või mingisugused mustrid hakkavad su elus korduma. Nii, ja loo uuesti oma ühendus siis selle ühtekuuluvusega, isegi kui see on sul vahepeal katkenud ja püüa siis olla kogu aeg selles keskmes. Ja siis on viimase kaardina sul siin veel välja tõmmatud, siin selline kaart nagu konsulteeri eksperdiga, ehk see oli see kaart, mille järgi sa selle grupi
valisid. Ehk kui need pisiasjade märkamised, kui see ühtekuuluvustunne, kui see vastandumise lõpetamine on sinu jaoks keeruline või tekitab sulle mingisuguseid lisaprobleeme, siis sa võid vabalt pöörduda mõne selle ala spetsialisti poole. Ja kui minu energeetika sulle sobib, siis minu poole sa saad ka tulla nõustamisse või psühhoteraapiasse. Et sellised olid siis sinu tuleviku mina sõnumid sulle, hea esimese grupi vaataja. Aitäh sulle! Nii. Läheme edasi. Meil oli siis teine grupp. Ja teise gruppi 4 kaarti on siis sellised, et esimese kaardina tulid sul välja sipelgad. Ja kui sa ikkagi tuletan meelde, meie teema on sinu tuleviku mina sõnumid sulle. Nii, sipelgad. Kui sa kujutad ette, kuidas sipelgad looduses elavad, nad teavad täpselt, mida nad tegema peavad. Ja sinu tuleviku mina soovitus sulle on ka see, et ära rapsi umbes. Saa aru, mis on see sinu ülesanne siin teha ja tee seda. Ära kütta kirgi ülesse, ära tähtsusta midagi üle, ära alahinda kedagi ega midagi. Lihtsalt tee seda, mida sina saad teha, tunne sellest rõõmu ja anna endast parim. Ja see ei tähenda, et sul ei tohiks olla eesmärke või asju. Eesmärkide ja sihtide saavutamisega on sama, et anna endast parim, et ära dramatiseeri üle, ära suurusta üle, ära mõtle üle, lihtsalt tee, mida sina saad teha. Ja veel üks asi, mida see sinu tuleviku mina tahab sulle sipelgate kaudu öelda, on see, et struktuur on vajalik. Kui sa vaatad, kuidas sipelgate perekonnas, pesakonnas, kuidas seal on hierarhia, kuidas seal on struktuur, see tähendab, igaüks teab oma tööd. Neil on nii-öelda majapidamisruumid, kõik on nagu selles suhtes, kõik on teada, kus midagi on ja kõik teavad, kus midagi on, eks ole, et sa mõnes mõttes, üks sipelgas tuleb kuskilt midagi millegagi ja juba kõik jooksevad, on ju, et see infovahetus. Ehk siis sinu ülesanne on ka ära kapseldu, ära sulgu endasse, vaheta infot asjaosalistega, pigem jaga oma infot rohkem kui vähem. Ja rohkem jagamine ei tähenda seda, et sa uputad inimesed üle, vaid rohkem jagamine tähendab seda, et sa oled hästi autentne, sa oled sina ise, ajad oma asja ja räägid asjast, et sa ei tee nagu tühje sõnu. Siis teise kaardina on sul välja tulnud põder. Ja sinu tuleviku mina tahab sulle öelda, et leia üles see oma selline erilisus. See, mis on see sinu, kas siis hinge aspekt, mingisugune unikaalne oskus, mingisugune anne, mingisugune omadus, mingisugune see, mis on nagu sinule hästi-hästi olemuslik. Ja vaata, kui sa sipelgana siin elus nagu ringi sibad, et siis kasuta seda oskust või omadust rohkem, et see on sinu tuleviku mina sõnum sulle. Ehk siis seda oma unikaalset või erilist oskust, annet või omadust, et julge massist erineda, on see sõnum sulle. Aga hoia alles struktuur ja korrapära. Siis 3. kaart on sul välja tulnud selline roosa. Guan Yin on kaastunde jumalanna ja number 24. Et kui sa nüüd numbrimaagiat vaatad, siis mida see 24 tähendab, et jällegi mingisugused märgid, sünkroonsused, number 24 majaseinal, tänaval, mõni autonumbris on 24, lehekülje number, tänasest kuna see on ajatu lugemine, tänasest päevast 24 päeva edasi, võib sinu tuleviku minal veel sulle mõni sõnum olla või teade või 24 nädala pärast näiteks või mis iganes variandis 24, eks ole, et märka seda kui märki. Aga siis, et mis siis veel, et ja see oli siis kaastunde kaart, ehk siis sinu tuleviku mina tahab sulle öelda, et
arenda endas kaastundlikkust. Ja kaastundlikkus ei tähenda seda, et ma hoolitsen teiste eest ennast surnuks, on ju. Ma kulutan ennast ära. See kaastundlikkus tähendab seda, et ma tahan ja suudan mõista. Ja samas ma suudan selget valget piiri pidada iseenda ja teiste vahel. Ja kaastunne on ka see, mida sa praegu ise vajad. See tähendab seda, et jaga oma lugusid, räägi oma lähedastega, inimestega, kes sind ümbritsevad või kirjuta või kuidas iganes sina neid oma mõtteid nagu väljendad, eks ole. Ja miks on seda kaastunnet sul rohkem vaja? Miks sa pead seda nagu endas arendama? Miks sa võiks seda teistelt vastu võtta? Sellepärast, et see aitab sul vabaneda perfektsionismist ja täiuslikkuse püüdlusest. Sest see täiuslikkuse püüdlus on see, mis paneb sind nagu oravrattas keerlema. Ja see on see, mis ei lase sul seda sama põdrakaarti, seda oma unikaalsust nagu esile tulla. Aga see on nagu väga vajalik. Ja kaastunde eesmärk on aidata vähendada maailmas kannatusi. Nii sinu kannatusi kui teiste kannatusi, eks ju. Ja see ei tähenda, sina ei pea muretsema teiste pärast, eks ju, et see ei ole sinu eesmärk. Aga lihtsalt, et me oleme kõik osa suurest tervikust ja muutuse tekitamine süsteemi ühes osas kutsub muutuse esile kogu tervikus. Nii lihtsalt asjad toimuvad. Et see kaastunde jumalanna on siis algselt pärit Hiinast, ta on Hiina jumalanna. Ja see on nagu see küsimus, et mis iganes olukord sul tuleb ette, siis on nagu mõistlik küsida endalt, et kui mina oleksin see kaastunde jumalanna, mida mina siis selles olukorras teeksin? Sest me oleme tihti nagu siin maises maailmas harjunud asju oma kitsa prisma järgi nagu vaatama, aga kui mina oleksingi see kaastunde jumalanna, kuidas ma lahendaksin seda küsimust? Vabandust. Millise hääletooniga ma räägiksin? Kuidas ma suhtuksin sellesse teemasse üldse? Ja see nagu aitab sul nagu muutuda sisemiselt pehmemaks. Vaata, kui sa oled selline täiuslikkuse püüdleja või perfektsionist, et siis sul seda pehmust on vähe, seda võiks rohkem olla. Ja sea lahkus enda prioriteediks, lahkus ja kaastundlikkus iseenda ja teiste vastu. Ja siis sa näed seda, kuidas nagu see maailm sinu ümber hakkab ka tasapisi muutuma ja säilitades selle sipelga korrapära ja usinuse, sa saad selle kaastunde abil seda oma unikaalsust nagu rohkem kasutada, tugineda sellele, on ju. Ja võib-olla sa oled olukorras, kus sa tunned, et liiga palju probleeme on see õlgadel, nagu sipelgate see varju külg, et oled üle töötanud, on ju. Siis kujuta ette, kuidas sa saaksid üldse midagi muuta ja kui sa oleksid see kaastunde jumalanna, kuidas sina siis seda asja lahendaksid, kuidas sa muudaksid seda olukorda, on ju. Nii. Keskendu kõigepealt oma mõtetele. Sinu asi ei ole siin päästa kogu maailma, sinu asi ei ole teha ära siin kogu töö, mis kusagil maailmas on. Sinu asi ei ole kõiki inimesi aidata, vaid sinu tähelepanu on keskenduda sellele, mis on sinu asi teha. Isegi kui see asi on väike, kui sa teed seda sellise pehme olemusega, kaastundliku hingega, siis see tähendus on väga suur. Ja küsi alati oma töös, suhetes ja teistes olukordades, kus sa oled, et kuidas see minu tegevus, see, mida ma praegu teen, teenib teisi. Sest tehes midagi me nagu kõik aitame üksteisel siin elus edasi liikuda, probleeme lahendada, mis iganes asju teha. Seesama koristaja tänaval, kes luuaga pühib, tegelikult ju lahendab ka meie probleeme. Ta puhastab meie elukeskkonda, on ju. Et just seesama, et mida mina teen, et kuidas ma aitan siis teisi inimesi. Või see, millega ma teen või mida ma teen või kuidas ma teen. Et kuidas see siis aitab teistel inimestel elu paremaks muuta või nende probleeme lahendada.
ja sinu 4. kaart oli siis selline tasakaalu, kivid laotud siin tasakaalustavasse seisundisse. Ja siin on väike tekst ka, et võta vastu teadlik otsus, mida sa soovid. Ja tee järgmine samm, luues selge visioon läbi puhaste mõtete. Ja kuna sul oli see kaastundlikkus ja kord olid siin 2 sellist märksõna ja unikaalsus on ju, siis see mõte võiks olla nagu unikaalne. Aga sa lood seda mõtet siis läbi korra ja läbi kaastunde. Mida kord ja kaastunne nagu koos annavad? Nad annavad selguse. Nad annavad kerguse ja selguse. Ja siis sellisel viisil luues sinu mõtted siis muudavad seda maailma või loovad seda maailma. Mitte ainult maailma, vaid ka sinu enda elu. Et sellised sõnumid sulle, hea grupp number 2, sinu tuleviku minalt. Aitäh sulle! Nii. Ja läheme siis grupp number 3 juurde. Ja number 3-l on siis välja tulnud tähed. Ja tähed on siis selline kaart, mis just kui toovad meile ka mingisuguseid värskeid ideid. Nad toovad meile usku või sellist, usk ei ole päris õige sõna, nad toovad sellist vastupidavust või sellist järjepidevust, et isegi kui mul on praegu mingil põhjusel keerulisemad ajad, ma tean seda sihti, kuhu suunas ma liigun, ehk siis need tähed on sisuliselt need, mis aitavad sul kursil püsida. Nad aitavad kursil püsida. Sisuliselt kasutades siis teisi väljendeid, aitavad tunneli lõpus seda valgust näha. Siis teise kaardina on sul välja tulnud sellised kiudpilved või tsiirupilved. Ja pilvede tulek, isegi kui nad on sellised õhulised ja läbipaistvad, räägib alati sellest, et mingisugune muutus on tekkimas. Ja nüüd ongi see koht, et mida su tuleviku mina sulle nüüd tahab öelda, on see, et kui sa ise teadlikult seda muutust ellu viia ei taha või ei oska või arvad, et see on mingisugune möga, siis ühel hetkel tekivad vääramatud jõud või välised sekkumised, mis siis tulevad ja sinu elu nii-öelda pea peale pööravad. Aga siis ka looduses, kui seda tüüpi pilved tulevad, siis tegelikult ilm muutub, on ju. Et jälgi siis seda, et mis su elus on praegu, et sa saaks teadlikult muutuse teha. Et mis su elus on siis praegu sellist, mis vajab muutust. Mille muutmine on nagu vajalik. See on see koht, kus sa endist viisi enam ei saa, aga uut moodi veel ei oska. Ja isegi kui sa ei oska, siis sa tegelikult tunned ära, et kus sa seda muutust vajad. Ja su tuleviku mina siis soovitab, et hakka selle muutusega palun ise tegelema. Et ära oota, millal maailm paiskab sind pea peale või millal mingisugune väline keskkond sunnib sind muutustega kaasa minema. Nii 3. kaardina on sul välja tulnud selline kaunis jumalanna Sarasvati, number 44, et numbritega on siis sama jutt, nagu ma siin ka varem olen rääkinud, et sa võid siis märgata number 44, et see on siis sinu tuleviku mina sõnum sulle ka väliskeskkonnas, et kui ta annab sulle selle signaali mingisuguse muu väliskeskkonnas oleva asja kaudu, näiteks ma ei tea, majanumber või mingisugune lehekülje number kuskil, aga see võib olla, kuna tegu on ajatu lugemisega, aga tänasest päevast 44 päeva, 44 nädalat, et ka siis võib sinu tuleviku minal olla sulle veel midagi öelda selle kohta, mis muutusi või asju ta tahab, et sa teeksid, on ju. Ja kuna see konkreetne Sarasvati kaart on meisterlikkuse kaart iseenesest, see on meisterlikkuse jumalanna, siis sisuliselt su kõrgem mina siis tahab sulle öelda, et harjuta neid muutusi tegema, mida sul on vaja, et tunne need muutuste märgid ära
ja õpi neid tegema meisterlikult. See tähendab, et õpi ise oma elu juhtima, mitte ära oota neid väliseid sekkumisi, et lihtsalt su elu pööratakse pea peale ja siis sa pead sellega kohanema, eks ole. Meisterlikkus on siis selline pingutuseta teadmine või tunne pärast mingisugust pühendumist või keskendatud perioodi või keskendatud tegevust, eks ole. See on see, et sa oled nagu süvenenud millessegi, sa oled andnud endast teadlikult nagu parima, mis on sinu asi sellel hetkel anda. Ja sellise asja kohta me saame siis öelda meisterlikkus. Et see Sarasvati on iseenesest siis hindude jumalanna ja tema ülesanne on siis tuua meie ellu tegelikult ka loomingut. See tähendab või loomingulisust, loovust, et see looming ei pea olema nüüd maalimine, eks ole, see võib mis iganes loovus olla. See tähendab, et need samad muutused, see sama siht, millele sa võiksid või peaksid jõudma, need samad muutused, mida need pilved sulle ennustasid siin on, et sa võid neid muutusi teha loovalt ja loominguliselt. Aga oluline on ära tunda see, et mida sul on vaja muuta, sest muuta pole vaja ju ükskõik mida, on. Ja samamoodi, kui sa tahad midagi uut õppida, näiteks mõnda uut keelt, uut kunsti, kirjandust, muusikat, mis iganes, mingit uut oskust, vahet ei ole millist, eks ole, siis tegelikult see Sarasvati on siis see energia, kes saab ka sellel teekonnal toetada või kui ta tuleb kaardipakist välja, et praegu siis sinu mitte kõrgema mina, vaid sinu tuleviku mina soovitusena, siis tuleviku mina juhibki su tähelepanu, et võib-olla on sinulgi aeg midagi uut juurde õppida. See võib olla kasulik ja praktiline oskus, see võib olla tööalane oskus, see võib olla ükskõik mis, see võib täielik annapööre olla, on. Et aga ta suunab sinu tuleviku mina suunab sind nagu õppima, eks ole. Et sukeldu oma keha, meele ja vaimuga kõigi käimasolevate aspektide või nüansside avastamisesse. Et isegi need asjad, mis sul on aastakümneid võib-olla juba tuttavad, et vaata neid nagu uut, et ahaa, et siin on nagu see või see, et ma niimoodi polegi nagu mõelnud. Et avastaga, et õppimine käib ka tegelikult läbi uute vaatenurkade avastamisega, eks ole. Et selleks ei pea koolis ainult käima, on. Ja sa saad ka õppida elust, et märgates siis asju, vahetades vaatenurka, katsetades midagi, on. Tehes oma järeldusi. Et ja siin on ka oluline see, et võib-olla siin maises maailmas me tahame mõelda, et kui ma teen selle ära, võt kui ma olen valmis, kui ma kooli ära lõpetan, siis ma lähen tööle, siis ma olen valmis. Et inimene ei ole kunagi valmis, et see ei ole kunagi piisavalt meisterlik. See tähendab, et me saame alati seda meisterlikkust endas treenida. Ükskõik, meisterlik pannkoogi küpsetaja näiteks on. Nii, et võib-olla sa oled keegi, kes alustab alati suure entusiasmiga, aga mõistes näiteks olukorra, ma ei tea, kestvust või ulatust, tüdined näiteks kergesti, eks ole, ja tahad hakata tegema midagi muud, on. Et see on nagu selline ambivalentne isiksus, eks ole. Et ma ei tea, kas sina oled, aga siin millegipärast see meisterlikkuse omandamisega seoses tihtilugu inimesed tulevad selle ambivalentsusega või kohtuvad selle ambivalentse ehk siis selle vastuolulise poolega iseendas, et ühest küljest nagu tahaks, aga pühenduda nagu ei viitsi, on. Ja siin on oluline see, et kui sa ikkagi tahad meisterlikuks saada, et siis tuleb nagu keskenduda, eks ole. Ja siin ei ole otseteid, et vaat teen nii ja siis on kõik olemas. Et siin ongi see teekond on ka nagu loovuslik, natukene selline mänguline, eks ole. Ja selleks on sul ka oma aega vaja, oma aega selleks, et teha neid vajalikke muutusi ja et õppida ja integreerida neid uusi omadusi. Ja 4. kaart on sulle siis, kui sa valisid selle rühma, on välja tulnud mõõdulint ja näed, sina saad teise numbri veel, et sul on siin ka 25. Ehk siis kas number 25 ükskõik kus kohas või 25 päeva, 25 nädalat on.
et ka siin numbri taga võib see sõnum olla. Ja mõõdulint ise ütleb nagu see vanasõna, et 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Ehk ära kiirusta. Ja nagu ma ütlesin selle Sarasvati puhul, et võta aega endale meisterlikkuse harjutamiseks. Ja see kaart ütleb ka, et ära kiirusta otsuse tegemisega. Ehk kui sa siin saad aru, et mis muutust on vaja teha, siis ära hakka rabistama, sa võid ära otsustada, aga ära hakka rabistama, vaid tee neid samme nagu rahulikult. Et ära sunni nagu sündmusi tagant. Et pigem võta nagu samm-sammult ja keskendu sellele etapi osale, mis sul on tänasel päeval pooleli, praegusel elu hetkel pooleli, et ära võta seda, kui ma terve elu otsustan ära, et niimoodi pole vaja, onju. Tasa ja targu, aga sihikindlalt ja loominguliselt. Et need olid siis need märksõnad sulle, sinu tuleviku minalt. Kui see kaardiladumine andis sulle midagi või inspireeris sind, siis jäta mulle kommentaar. Soovin sulle kõike head ja kohtume nädala